Käesolev video näitab kütitud uluki, antud juhul sokuliha käitlemist koduseks isiklikuks kasutamiseks. Austame ja väärtustame looma elatud elu ja temast saadavat liha, oma jahikaaslasi ja peret. Näitame, kuidas toimida, et liha, mis jõuab meie pere toidulauale, oleks ohutu. Kuuseoks, mis asetatakse looma peale, murtud ots isasel loomal on pea poole, emasel loomal on saba poole. Jahieetika ütleb, et väiksemate ulukite lahkamisel käised ei käärita. Me kasutame käisekaitseid selles olukorras. Ülgimist alustame siis siit. Naha tõmbame natukene eemale ja terava noa lõikega. Näete, kui hästi jooksev, nuga on terav. Teeme selle esimese sisselõike. Nii. Kahelt poolt niimoodi mõnusalt hästi jookseb nuga. Näete, nuga on alati terav. See on iga jahimehe au asi, ta terav oleks. Täpselt samamoodi seestpoolt väljapoole ja ühe tõmbame selle lahti. Me otsime selle koha, kust me võtame tagumise tala lahti. Seda tunneme pöidlaga. Siin on niisugune kõrgem koht. Nii, ja siis siia kõrgemasse kohta teeme siukse sisselõike. Ja näete, ta tuleb siit ilusti õigest kohast lahti. Nüüd ma lõikan ära genitaalid, et oleks võimalik siis pärast nii avame siit nagu tee pärasooleni. Nii. Ja nüüd võtame siit, teeme lõike mööda seda jalga. Näete, nuga on terav, lõikab hästi. Ja lõikame siis siit saba, näete, kõõlusest saba jääb selle naha külge. Ja nüüd siis võimalikult hea terav pikk nuga. Võtame, avame pärasoole, võtame naha täis nurga alla ja teeme siit lõike. Ja siis on ta õigest kohast nagu puru ja et lihakeha ei määrduks, kui siit mingit rohelist värvi olust peaks välja tulema, siis ma esialgu igaks juhuks jätan naha siia külge. Ja kõhuõõne avamiseks on siis spetsiaalnuga konksuga või siis me kasutame kahte sõrme. Et alati nuga on kahe sõrme vahel, et ta soolikasse sisse ei lähe. Ja siit pealt ettevaatlikult, et siin on natukene tabatud seda ikka kahe sõrme vahel. Nii kaua, kui see luu vastu tuleb, rinnakukorv. Aga nüüd ütleb hügieen, ma pean käsi pesema. Selle jaoks, et ei kannaks siis seda fekaali mööda ulukit laiali, peseme vahepeal ikkagi käsi. Kui me oleme asunud soolikaid võtma, paneme selle kausi siia alla. Ja nüüd ma näete, kuna pärakas oli lähti lõigatud, parasool, võtan siit selle lahti. Näete, uriin. See läks koos põiega, sest uriin ei märginud seda meie uluki keha. Ja siis hakkan siit
seda vaikselt välja võtma. Välja tulnud mao sisu on karva peal. Üks tunnus, et tegemist on noorloomaga, on see, et nahk tuleb väga kergelt maha. Vastame esimesed jalad. Nii. Nii. Nüüd me avame selle naha kuni kõrini. Saaks ka kaela alt lahti võtta. Ja kuna siin on väljumisava, verevalumid, siis selle osa, mis on määrdunud, siin ei maksa karta noa kasutamist. Siin on verd ja sellepärast tulebki suvel võimalikult ruttu eemaldada need siseorganid ja nahk, et siit läheb ta kõige rutem ja kõige kiiremini hapuks. Kasvame siis kahelt poolt. Nii. Näete, üks jalg on vaba. Nii. Vahepeal tuleb pesta käsi. Näete, nahk tuleb väga hästi noorel saukul maha. Nii, lõikame ära siit eest. Siit tulebki veel need nahk kõrvale. Nii, järgmine etapp siis tuleb avada rinnaku kiil. Kopsud ja süda on korralikult puruks lastud. Ja siis võtame siit lahti selle kõri kuni kõri sõlmeni. Sellepärast me seda pead enne maha ei võtnudki, sest et kui me pea võtame enne maha, siis hakkab siit kõrist jooksma rohelist. Ka näete, praegu on puhas. Nii, ja nüüd siis võtame ka lahti selle aba, mis on hästi verine. Ja lõikame ära siit selle esimese verevalumi. Ja nagu ma ütlesin, siin ei maksa nuga kokku hoida. Näete, esimese verevalumi lõikasime ära. Ja puhastame ta ära kõik paberiga. Siia enam vett panna ei tohi, sest siis kantakse laiali need osakesed, mida me ei soovi. Ja samuti lõigatakse ära siit täies ulatuses see ribi, mis on kahjustada saanud. Nüüd on siis field dressing on tehtud ehk esmane töötlus. Ja video järgmises lõigus me siis Jaaniga võtame ja lõikame siis need paremad tükid ja supitükid ja praetükid välja. Esimene kõige tähtsam asi on veenduda toiduohutuses. Ja alati peab olema ka liha käsitluse juures korralik teritaja. See on minu silmis ideaalne. Tõmbad sind paar korda läbi ja nuga on terav. Ja muidugi niisuguse terava noaga töödeldes peab jälgima ohutustehnikat, kas panete vasakusse kätte metallkinda. Mul siin on neid aukusid ja haavasid küll. Või siis on järgmine ohutuse mõte, et kui te lõikate, siis katsuge ikka lõigata endast väljapoole. Võtame siis esialgu need esikäpad ära, eks ju? Siit vahelt.
siin tulevad need esijalad siit ära. Selline. Võtame ribid ära küljest, eks ju. Nii, ribi on eemaldatud. No võtame siis kintsud ennem ära. Okei. Mina võtan siit vahelt. No, eraldame Wagner U. Siit kondi vahelt. Nii. Vaagen ja võtame nüüd kael ka siit otsast ära. Et võtame siit üle ääre. Nii. Ja nüüd on siis väga tähtis osa selja välisfilee, kus saab väga kvaliteetse liha. Proovime ta hästi kondi vastast võtta. No nii. Selline. Nii, ja nüüd me siis üritame avada siit selle tagumise kintsu, sest et siin lihaste sees on üks eriline lihast, mida kutsutakse pähklilihaks. Siit tuleb üks tükk, eks ju. Tagaosas, näete, ta tuleb teistest lihade gruppidest, näete ilusti välja ja näete, siin ta on. Nii et see on see väärtuslik pähklilihas. Nüüd on siis see sokk meil ära lõigatud ja kordame siis elementaarselt üle siis kõik need vajalikud nõudmised, et kõigepealt peab olema toiduohutus, peab olema kontrollitud see uluk, et ta ei ole haige ega ei ole mingite parasiitidega saastanud. Siis me eemaldame verevalumid ja laskekohad, et mitte pliimürgitust saada nii kaugelt kui võimalik. Ja siis me asume teda lõikama ja lõikame siis elementaarosadeks, et abaluud ehk esimesed jalad, tagumised kintsud, ribid, kael, vaagen ja paneme kilekottidesse ja kilekotid tuleb ilmtingimata märgistada, millise ulukiga on tegu, millal ta on kütitud ja panna ka peale milline osa. Supimaterjal on ühes kotis, sest siit saab ka puljongit keeta, eks ole. Töölaud tuleb pesta, desinfitseerida, noad ja ka see saag. Nii et puhtus eelkõige, sest et kõige hullem, mis olla saab, on see, kui te jätate tööriistad ja töölauad desinfitseerimata, pesemata ja järgmine kord tulete puhta loomaga siia peale ja nakatate ta mittevajalike bakterite ja batsillidega, nii et puhtus eelkõige.